lemmikloom oli jõehobu ja siis siuke väike jõehobu ja siis sellega mängisin. Ja siis, aga see oli nagu nii suur ja siis ma kujutasin ennast ette Kivik taimlasse, et ma ise olen ka nii suur ja siis sellest hetkest saadik ma arvan, et ma olen kunstnik. Lapsena mulle meeldis kõige rohkem mängida ja ma arvan, et sellepärast ma olen ka siuke, nagu ma praegu olen, et ma arvan, et kui ma olin 5-aastane, siis ma kogesin mingit sellist momenti, mida võiks siis võrrelda zen-budismis sellise väljendiga nagu satori, mis on siis nagu selline selguse hetk või selline ülima naudingu hetk, mille ma siis saavutasin siin samas maja lähedal Kivik taimlas mängimisega. Ja ma siis ja see jäi mulle nagu nii meelde ja kogu elu ma olen siis nagu püüdnud seda sama hetke nagu saavutada ja siis läbi kunsti ja mõnikord on sellest tulnud välja. Aga siis selle nimel peab nagu hästi palju tööd tegema. Et nagu iseenda meelt üllatada või siis nagu iseenda meelele pakkuda sellist naudingut, mis on siis ainult võimalik läbi mängu. Noh, selle kuju nimi on siis Unistaja ja see on tehtud pärnapuust ja siin ma olen kasutanud erinevaid materjale nagu siis Indoneesiast leitud biokarbid ja siis see Unistaja võib nagu tähendada igal ühele nagu erinevalt. Minule tähendab nagu sellist subtroopilist unistust, et tegelikult selle mehikese pea sisse on peidetud ka üks akvalangist, kes on siis ujub ringi korallmeres ja siis korallmeri on nagu hästi inspireeriv ja mind on ta ka kunagi inspireerinud. Ja siis selle kuju läbi ma siis unistangi. Pedas ma õppisin kõigepealt, kuhu mind võeti, see oli tööõpetus. Siis ma läksin nagu kunsti üle ja algust tuli nagu huvi tuli budismi vastu ja taoismi vastu ja need samad tegelased, kes siis seal Pedas õpetasid filosoofiat nagu Laine Kadakas ja siis ma kuulasin tema loenguid ja siis mingil hetkel tuli arusaamine, et tegelikult see olen mina ise, mida ta räägib. Ja siis tahtsin nagu lähemalt uurida ja siis tekkis selle võimalus ja siis kõigepealt ma sain siis UNESCO stipendiumi ja õppisin Tais Ratchamangala ülikoolis 94-95 aastal. Ja siis hiljem tulin tagasi ja lõpetasin siis Peda ära ja siis, aga see tõmme Aasiasse nagu jäi ja no ma siis olin elanud ja kogenud neid värve ja seda kultuuri ja kõike, mida siis pakub Kagu-Aasias, ma tahtsin tagasi minna. Ja siis mul õnnestus saada Korea valitsuse stipendium, siis õppida Lõuna-Koreas, Soulis, Hongik ülikoolis, kus ma siis lõpetasin ka magistratuuri ja kokku elasin siis Aasias 6 aastat. Budismist ma olen leidnud ja sama kiiresti ma olen nagu kaotanud, aga ta nagu budism, seda ei saagi nagu sõnadega väljendada, et ta mingi meelerahu mingiks hetkeks olen saavutanud. Ja siis saan aru nagu, et mis on nagu, mille poole nagu pürgida, mis võiks olla siis nagu valgustuse hetk ja millised on siis nagu, millised on asjad, millest nagu tuleks hoiduda, et siis on need nagu ahnus ja viha ja nõmedus ja. Selle kuju nimi on ahnus ja siis lähtudes budismist siis 3 põhipahe on nagu ahnus, viha ja nõmedus. Ja see kuju nagu sümboliseerib ahnust, nagu ahnust üle saada, siis ma tegin selle kuju. Ja siis siin on veel erinevad kujusid, mis on siis viha ja siis nõmedus on seal liivahunniku taga, aga siin on siis viha. Ja
pärast seda, kui ma see kuju valmis saanud, minu see viha enam ei ole ka. Kõik viha panin selle kuju sisse. Ja nüüd ta kaitseb meie kodu. See kuju on siis üks 3 ahnus, viha ja nõmedust. See on siis sümboliseerib nõmedust ja budismis on siis see üks oluline asi, millest oleks vaja nagu lahti saada. Ja see on siis samamoodi tehtud saarepuust ja kogu see alumine osa nagu oli ka siuke, siin nagu midagi ei teinud. Et nagu loodus ise selle skulptuuri juba siis teinud valmis. See, millega on tegelenud otseselt opkunst, et on kahedimensionaalsed, 3-dimensionaalsed pildid, aga nad tegelikult nagu ei liigu, aga inimestel hakkab nagu silmade eest virvendama ja siis neile tundub, et tegemist on siis mingi sellise psühhedeelse asjaga, aga võib-olla sellised terminid nagu psühhedeelia on just tulnud nagu sellest, et keegi ei ole osanud nagu otseselt lahterdada kuhugi, et siis ma pakuks välja hoopis mingi teise termini, mis siis võiks olla salutism, sõnast saluut. See on nüüd siis kõige sennilikum või kõige taoistlikum või šamanistlikum kuju, et siin on siis tegemist ühe pealuuga ja oksaga, mille ma siis 5 aastat tagasi panin see oksa peale ja nad seisavad ja tuul ei ole seda maha jäänud. Ja siis talvel käib orav seda sarve söömas. Üldjuhul nagu šamanism nagu globaalselt võttes on väga nagu sarnane. Aga siis neid teid on hästi palju erinevaid, et näiteks samamoodi nagu on ka seeni. On hästi palju, et seen võib siis aidata nagu selle šamaani rännakut teha või. Aga see on hästi ohtlik teema, et kui sa põhimõtteliselt nagu kärbseseent võid ka süüa, aga siis sa oled nagu niimoodi seda sööma, et see on nagu kindlalt tead, mida sa teed. Et loomulikult olen söönud igasuguseid seeni. Aga ma arvan, et nagu sellest piisab, et kui ma nagu päris šamaaniks ei hakka, siis nagu mul ei ole vaja nagu. Ma võiks soovitada, et kõige parem võib-olla on psiropsiin seen, kindlasti väga hea. Palun väga, legaalne ka. Ma usun, et ta avab nagu mingid meeled, näiteks, et sa vaatad puud naeratavad sulle ja siis räägid ja kõik on elus. Tegelikult nagu inimene on selline hästi tuim loom, et ta usub, et kivi ei ole elus. Tegelikult kivi on ka elus, aga kivi nagu hingab lihtsalt 1 miljoni aasta jooksul tõmbab neid õhku sisse ja siis 2 miljoni aasta jooksul hingab välja. Et meie elu on nagu nii lühike, et see on nagu nii hästi piiratud. Et siis seen võib nagu sul nagu maailma avardada. Et sa nagu näha sellisena nagu ta on. Et tegelikult kõikidel kehadel on aurad ja inimestel on selline tore selline värviline aura ja kui sa oled haige, siis sul on tükk väljas näiteks kuskilt. Sellised asjad, ma arvan, et mida sa võib-olla niisama kõneks, vist on nagu võimendab. Jah. Aga seen on iseenesest elus, et seen ei ole nagu niimoodi, et ta on nagu mingi narkootikum või, et sa nagu lähed sinna maailma laiema või, et see ei ole. Seen on täpselt samamoodi elus organism, nagu sina oled ja sa pead kõigepealt nagu seenega saama väga hästi läbi ja palvetama ja et ta viiks sind õigesse kohta, sest ta võib sind viia nagu siuksesse kohta ka, kus nagu selline põrg on, et ja on, kui sa nahaga, terve nahaga välja tuled, et selles mõttes nagu respekt peab olema nagu asja vastu. Armastus on nagu väga siuke tugev emotsioon, ta võib nagu täiesti rivist välja lüüa. Et ma ei taha nagu negatiivselt öelda, aga selles mõttes, et üldjuhul ma usun, et kui on tegemist nagu väga sügava armastustundega, et siis üldjuhul ta võib ikka tulla välja nagu kannatusena, et kuna sa sõltud kellegist teisest, et see sinu selline keskpunkt või et ütleme nii, et
kui ma olen nagu iseendaga harmoonias ja siis mingil hetkel no ütleme, et mul on seljakott seljas, et see on nüüd mina, aga mingil hetkel on minu seljakott, no ütleme, ma ütlen, et suvalise inimese seljas, aga mingi selle inimese seljas näiteks, keda ma armastan ja see on nüüd mina ise ja nüüd näiteks tema nagu võib sellega teha ükskõik mida ja siis ma nagu energeetiliselt sõltun sellest välisest objektist, et siis see on väga sihuke hästi nagu ääre peal käimine, aga ma usun, et kunagi õpin selle ära ja siis tuleb täiuslik harmoonia.